Boris Besanitski sai paragrahv 58 alusel 10+5 aastat vangilaagrit. Igavuse ja oma heaolu parandamiseks hakkas ta õmblema lapitekki. Vangilaagris kohtas ta rätseppa, kellelt sai materjali ja kes andis kääre kasutada. Teki muudab haruldaseks see, et selle toorikuteks on kasutatud erinevate maade sõduri sinelite, mundrite ja tekkide tükke. Suur tekk koosneb 1839 tükist. Boris asus tööle mettvennana. Selleks ajaks oli tal juba keskmine osa valmis. Selle osa jagu materjali oli ta ise kogunud. Öistes valvetes otsustas Boris vaipa edasi arendada. Vaipa õmbles ta kokku oma 3 aastat. Vaiba peal on kõigi Venemaa pinnal liikunud sõjaväeriiete tükid. Esindatud on näiteks Ameerika jalavägi, Ameerika lennuvägi, Jaapani armee, Vene jalavägi, Vene lennuvägi, Saksa sõjavägi ja Saksa välipolitsei. On lausa rindelt tulnud sinelite tükke. Varsti saadi ka teada, et Boris käsitööga tegeleb ja talle hakati nii-öelda paremaid tükke tooma. Toodi mantlimaterjale ja materjali, millest vangivalvuritele mütse õmmeldi. Kuna materjali jagus, siis tegi Boris ka mitu väiksemat vaipa. Näiteks vaiba, kus on 214 tükki. Selle vaiba tükid on sama suured kui suurel vaibal, oma 5-6 cm. Ja näiteks väiksema lauavaiba, kus on 61 tükki. Selle vaiba tükid on pea poole väiksemad, 3-3,5 cm. Veel on säilinud üksikuid rosette. Boris on öelnud, Stalini surm päästis, kingituseks sain 5 aastat. Nii saigi Boris peale 9,5 aastat kodumaale tagasi liikuda. Suured probleemid olid aga vaiba siia toomisega. Laagris korraldati mitmeid läbiotsimisi. Lõpuks sai vaibad laagri orkestri dirigendiga välja sokutatud. Nii said vaibad Uglitsi linna, kust hiljem Boris need postiga emale teele saatis. Imekombel võeti nii suur pakka vastu ja vaip jõudis kemani. See on aga Borisse puidust kohver, millega ta laagrist naases. See on valmistatud 50ndate algul Mordva laagritisleri poolt. Uuenenud okupatsioonide muuseumis, mis hakkab kandma nime Vabamu, on just selles kohvris vaip eksponeeritud.